11. plokk, kui iga mõlk pidi oskama oma nime. 18. septembril paistis kõik veel päris remondi moodi. Töökoda teatas, et musti lisaliiste pärast parandamist tagasi ei panda, sest need ei kuulunud tehase varustusse. Vastasin, et see sobib. Ma ei hakanud paari musta liistu pärast pasunat puhuma. See oli pennide küsimus. Kui inimene viib kella kellassepa juurde, vaatab kellassepp selle üle, ütleb hinna ja päeva, millal kellale järele tulla. Ta võib seletada, milline ratas või vedru on kulunud, kuid klienti huvitab lõpuks see, et kell jälle käib. Kui töögarantii alla ei kuulu, otsustab omanik, kas hind sobib või läheb teise kellassepa juurde. Kui garantiandja remondi heaks kiidab, piisab sellest. Omanik ootab oma korrastatud asja tagasi. Minu ootus oli sama. Tahtsin tervet Toyotat, mitte õppetundi keretöökoja sõnavarast. Sama päeva õhtul tuli teade, et remondikalkulatsioon on valmis ja saadetud kinnitamiseks. Kalkulatsioon koos tööde ja hindadega on remondi loomulik osa. Sel hetkel tähendas see mulle eelkõige, et auto on kohal, vajalik töö on arvestatud ja protsess ootab rohelist tuld. Vähem kui ööpäev hiljem muutus kõik. 19. septembril teatas töökoda, et kindlustus ei luba parandada katusemõlki ega tagumise külgpaneeli mõlki. Põhjendus oli lihtne. Neist polnud kahjunõude esitamisel teatatud. Eelmisel päeval oli kalkulatsioon valmis. Nüüd võeti kustutuskumm ja hakati autolt kahjustusi maha tõmbama. Esimesel telefonikõnel rääkis Zegoga mu abikaasa, sest tema inglise keel on minu omast parem. Ta andis edasi selle, mida me nägime ja teadsime. Inimene teatas juhtunust, tehniline ülevaatus kuulus spetsialistidele. Abikaasa tegi täpselt seda, mida sellises olukorras teha saab. Temalt polnud põhjust oodata ingliskeelse keretöökoja sõnaraamatut. Ausalt öeldes poleks ka mina osanud igale plekiosale õiget nime anda. Garaažikeel on omaette murre. Ühes kohas öeldakse liigend, teises kood ja kolmandas kasutatakse hüüdnime, millest saavad aru ainult sama tõstuki kõrval seisvad mehed. Üks räägib külgpaneelist, teine veerandpaneelist ja kolmas katuse vasakust küljepaneelist. Ka Märuli filmi vaataja saab aru, et auto sai pihta, kuigi ta ei oska pärast lõputiitreid iga mõlki varuosa kataloogi järgi nimetada. Toyota puhul oli otsustamiseks aega olnud juba 17 päeva. Zego oli saanud 9 fotot, VIN-koodi ja läbisõidu ning teatanud, et nende insenerid peavad autot parandatavaks. Selle otsuse põhjal autoriseeriti remont. 17. septembril seisis remondifirma esindaja auto kõrval, märkis nähtavad kahjustused üles ja võttis sõiduki vastu. Järgmisel päeval koostati kalkulatsioon. Minu toonane arusaamine oli lihtne. Kui nad julgevad fotode põhjal professionaalse otsuse teha, ju siis tunnevad nad oma tööd. Andsin võtmed üle selleks, et kinnitatud remont ära tehtaks ja Toyota korras tagasi tuleks. Tagantjärele selgus, et nende suurem vilumus peitus bürokraatliku narratiivi ehitamises. Zego esimese kirja, liiklusjuhtum, võis veel paista standardmalli veana. Nüüd oli paberites sündinud omaette tegelikkus, sõnadest tegudeni jõudnud ning päris autot hakati selle järgi ümber seletama. Mõnes ametlikus peas näis valitsevat harjumus, et kui lugu on kord paberile pandud, peab ka reaalsus sellele alluma. Kui midagi jäi telefonis ebaselgeks, seisis auto nüüd spetsialistide nina all. Mõlk ei kao plekist sellepärast, et inimene ütles telefoni otsas teise nime või jättis tehnilise sõna ütlemata. See oli absurditeatri esimene vaatus. Mõlk, mida omanik polnud esimeses kõnes nimepidi esitlenud, pidi nüüd ise tõestama, et oli sündinud samal ööl. Vastasin samal päeval. Tagumise külgpaneeli kahjustus oli fotodel olemas. Katusemõlgi leidis töökoda auto füüsilise ülevaatuse käigus. Palusin mõlemat käsitleda sama vandalismijuhtumi osana. 20. septembril vastas Zego, et küsimus läheb inseneridele. Katuse kahjustust polnud nende sõnul esimeses teates nimetatud ega algsetel fotodel nähtud. Insenerid pidid veenduma, et mõlk pärineb sellest juhtumist, mitte mõnest varasemast või hilisemast sündmusest. Pealtnäha kõlas see ettevaatlikult. Tegelikult piisas neil teise võimaluse õhku viskamisest ning meie pidime hakkama seda ümber lükkama. Ühtegi varasemat ega hilisemat sündmust polnud neil ette näidata. Tol hetkel oli Toyota nende käes. Mina ei saanud minna auto kõrvale ja paluda neil oma kahtlust päris pleki peal näidata. Ühel poolel olid auto, töökoda ja inseneri ametinimetus. Minu poolele jäid fotod, kirjad ja terve mõistus. Siit hakkas kujunema minu nõue, et olulised asjad peavad olema kirjas. Eesmärk oli selgus. Ühe tobeduse neelad alla. Teist võib veel eksituseks pidada. Kui neid hakkab tulema laviinina, ei jää asi enam postkasti.
Ta tuleb inimesega voodisse, keerab peas samu lauseid ja sööb une. Kõige kurnavam oli terve mõistuse kõrvale heitmine. Päev päeva järel tuli kaitsta asju, mis pidanuks olema enesestmõistetavad. 24. septembriks oli auto olnud nädal aega remondiahelas. Süsteemis seisis repair in progress, kuid remondi tegelik ulatus oli muutunud uduseks. Valmimiskuupäeva polnud ja pere liikumiseks puudus lahendus. Esitasin Zegole ametliku kaebuse. Panin kirja, et auto viidi ära kinnitatud remondi alusel. Kahjustused märkis nende enda remondipartneri esindaja koha peal üles ning tavainimeselt ei saa nõuda iga kereosa tehnilist nimetamist. Palusin kinnitada kogu remondi ulatuse, anda valmimisaeg ja korraldada asendusauto või samaväärne lahendus. Andsin vastamiseks 48 tundi. Järgmise uksena nimetasin Financial Ombudsman Service'i. Kaebus polnud eesmärk. Eesmärk oli Toyota korda saada ja tagasi tuua. 17. septembril andsin võtmed üle kinnitatud remondiks. Nädal hiljem pidin esitama ametliku kaebuse, et see remont päriselt tehtaks. Toyota oli nende käes. Mina olin jälle ukse taga. Ainult nüüd kandis mu koputus pealkirja Complaint.